Saame tuttavaks. Tema on Marta, kena eakas proua ühest Viljandimaa külast. Martal on mure. Tema tervis ei ole enam nii hea, kui tahaks. Aastakümneid ravitud diabeet allub üha raskemini ravile ning on kaasa toonud jalahaavandid, mis takistavad kodust väljas liikumist. Ka vererõhk kipub liiga kõrgele tõusma ning muudab enesetunde kehvaks. Seetõttu peab Marta aeg-ajalt kutsuma kiirabi, kes ta haiglaravile toimetab. Kui Marta tervis haiglas paraneb, siis mis saab edasi? Kas ta peab murelikult koju tagasi minema ja hädas taas kiirabi kutsuma? Kuidas ta saab kätte vajalikud ravimid ja oma jalahaavandid hooldatud? Kuidas ta igapäevase toidupoest kätte saab? Kui Marta on haiglas, küsib valveõde temalt lisaks terviseseisundile ka kodus elukohta. Selgub, et Marta elab üksi ja tal on raskusi igapäevaste toimetuste ning hoolitsustega. Kirjapandu järgi hindab osakonna vanemõde, et Martal on lisaks ravivajadusele ka sotsiaalsed pastivajadused ning teavitab haigla sotsiaaltöötajat. Haigla sotsiaaltöötaja räägib Martale paikprojekti integreeritud teenustest, mis võiks Marta murede puhul abiks olla. Koos arutavad nad selle üle, mis on Marta eesmärk, mille nimel elada ning oma tervist hoida ja taastada. Marta ütleb, et tahaks väga näha, kuidas tema tütre-tütar lõpetab sama ülikooli, mille temagi omal ajal. Marta on teenusega nõus ning meeskonna arutelu alusel kutsub haigla sotsiaaltöötaja kokku võrgustiku, raviarsti ja õe, kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja ja perearsti, kes lepivad koos Martaga kokku, kuidas elukorraldus seada nii, et Marta haiglaravi järgselt oma kodus kenasti toime tuleks ja tervis kontrolli all püsiks. Kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja korraldab koduhooldaja, kes aitab apteegis ja poes käimise ning koristamisega. Raviarst tellib koduõe, kes aitab jalahaavandite eest hoolt kanda, vererõhku jälgida ja nõustab erinevates terviseküsimustes. Neid ühendab ühine infosüsteem, kuhu on kõikidel ligipääs. Nii näeb koduõde, millal on koduhooldaja külaskäigud, samuti perearst seda, mida raviarst ja diabeediõde on Martale soovitanud. Nii teavad kõik teenuseosutajad, kes parasjagu Martaga tegeleb, kuidas tal läheb ning missugust infot on talle edastatud. Samuti saavad nad kõik teada seda, et jaanipäeva paiku ei ole Martat mõtet kodust otsida, sest ta on sel ajal hoopis Tartus.